Kõigepealt palju õnne Maanteemuuseumile veerand 100 aastat tegutsemist, see on märkimisväärne ja väga-väga tublit tööd olete teinud. Sõjamuuseum, kuigi me loeme oma algusaastaks 1919 vabadussõja ajal, siis tegelikult me oleme peale taasiseseisvumist saanud täpselt sama palju tegutseda, et järgmisel aastal möödub 25 aastat. Ja see peegeldub see 25 aastat ka meie kogudes. Ja kui me räägime tehnikakogust, siis meil ei ole enne teist maailmasõda Eesti Vabariigi kaitseväes olnud tanki Renault või Arsenali soomusautot, et meie, ütleme siis, osad neist on relvakogus, osad on siis sõidukite kogus, aga ütleme sellised asjad, mis meil on rattad all või roomikud all ja mootor peal, et neid meil on umbes 100, aga tehnikapärandiks võib lugeda, eks ole, ka relvadeks, neid on palju suuremad ja väiksemaid. Meil on ka 2 lennukit, mis asuvad küll lennundusmuuseumis ja üks laev, mis on kai peal meremuuseumis. Aga et Narva tank, et see on siis, kuidas üks museaal on jõudnud muuseumisse ja kuidas ta tähendus on muutunud. Et T-34 iseenesest ei ole ju midagi erakordselt, neid on ju säilinud ikkagi väga palju. Aga nüüd see T-34 85 on siis tõesti, Eestis ei ole ühtegi teist nii kuulsat tanki ilmselt. Ta paigutati sinna Narva jõe kaldale 9. mail 1970, või tähendab siis ta avati pidulikult. See põhjus, neid tanke pandi üle kogu toonase Nõukogude Liidu päris palju, sest 60. aastate lõpus T-34 võeti relvastusest maha, üks osad läksid üles sulatamisele vanarauaks, aga kuskil keegi väitis, et Brežnevil endal oli tulnud idee, et need tuleb panna siis suure võidu tähistamiseks, kuna tegemist on väga võimsa sümboliga just postamentide otsa. Ja järgnenud aastakümnetel sellest Narva tankist, eks ole, sai selline tähendusrikas koht narvalastele, väga armas koht. See oli ka pruutpaaride, noorpaaride selline pildistamise koht. Tank, tema enda saatusest on teada, et tal ei ole tegelikult Eestiga midagi muud pistmist, et esimest korda, kui üle Narva jõe tuli, siis oli see sama 1970. aasta. Et selles Narva jõe forsseerimises ta kindlasti ei osalenud veel enam, et see on siis see uuem tüüp T-34-85 suurema kahuriga, et tegelikult seal Narva jõe forsseerimisel osalesid hoopis siis need esialgsed 76 mm kahuriga tankid. Eestissegi pandi kokku üles 5 tanki monumenti, siis Narva, Pärnu lähedale, Võru, Valga ja Mäksa monumendid. See on siis see, mis oli seal Pärnu lähedal Reiu jõe suudme lähistel olnud tank. Tankide puhul jah, see sama noorpaaride meeliskohaks olemine, et ma ei leidnud Narva tankiga sellist pilti, aga see on olemas siis Mäksa tankidega. Võru tank, selle saatus oli see, et see lasti Eesti, siis juba Eesti kaitseväe polügoonil suurtükkidest puruks harjutusena. Valga tanki tabas sarnane saatus, aga 1990 siis leiti lõhkeainet liikus ja isamaalised inimesed ei saanud sallida sellist okupatsioonisümbolit ja lasid ta õhku. Nüüd see Mäksa tank, see on täna jõudnud peale eksirännakuid lennundusmuuseumisse siin samas lähedal. Aga selle lugu on lihtsalt naljakas, et selle omal ajal siis Mäksa vald, kelle territooriumil sattus olema, et ta vahetas Moskvitši vastu, andis selle tanki ära. Moskvitš anti siis piirkonna konstaablile, et tal oleks millegagi sõita. Hilisemast on siis 1993, ma ei tea, kui palju see on lugeda, seal ma püüdsin suurendada, siis müüdi seda Postimehe vahendusel ka seda muu koos asbestkorude ja sõiduauto VAS 2106-ga. Seda tanki pakuti ka sõjamuuseumile päris kopsaka hinna eest müüa eraomaniku poolt, aga saame öelda, et vaadake, et meile tuuakse, oli pärast selle Narva tanki toomist, et meile jõuavad nad tasuta, et meil ei ole vaja rohkem. Aga selle siis, Mati, sina vist ostsid ära, eks ole? Ja, ma ei küsi, kui palju eest. Nüüd
need tankid, välja arvatud jah, kindlasti see Mäksa tank on olnud ka lahingutes ja väidetavalt lausa osalenud ka kohtumisel Elbel suure ajalooga. Teiste kohta väga palju teada pole, aga on üks T-34, mis on Eestis siis ka välja sikutatud soost Mädajärvest. Siin esiplaanil on siis Igor Sedunov, endine piirivalve allohvitser, kes siis sellega entusiastina tegeles. Tänaseks on see tank ka korda tehtud ja ootab seda, et teda saaks eksponeerida Vaivara Sinimägede muuseumis. Selle tanki teeb veel tähelepanuväärseks see, et kui seal on ka näha, et see tegelikult võeti nendest märkidest peal näha, et selle võtsid Saksa väed siis Punaarmeelt ära ja panid oma märgid peale ja kasutasid siis Punaarmee vastu. See on siis ilmselgelt Eestis ja kindlasti Eestis lahingutes osalenud tank. Nüüd tanki enda ajaloost natukene, et seda väljatöötamist alustati 37, esimene prototüüp 39 ja tootmisse läks siis esimesed tulid 40, aga suuremasse tootmisesse 1941. Aastast. Ja 42. aasta keskpaigast vahetati siis varasem 76 mm kahur 85 mm kahuri vastu. Mootor oli 500 hobujõudu, maksimaalselt võis temaga kihutada 50 km tunnis ja on öeldud, et selle tanki eeliseks oli see, et oli väga mobiilne, suure tulejõuga, hästi juhitav ja ka odav tegelikult toota ja osutus siis Saksa ka väga kuulsate tankide vastu tõhusaks relvaks. Ta oli tootmises kuni 1960. aastani, teda toodeti ka väljaspool Nõukogude Liitu, ka Poolas, Tšehhis ja siis kokku hinnanguliselt kuskil 85 000 eksemplari. Ja kasutati teda pea kõigis külma sõjaaegsetes konfliktides, muuhulgas ka siis Ungari 56. aasta ülestõusu mahasurumine ja Praha kevade lämmatamisel 60. lõpus. Ja viimati ta väidetavalt oli veel 73. aasta seisuga Egiptuse armee relvastuses. Ka hiljem on teada, et teda on kasutatud ja viimati reaalses lahingutegevuses 1995. aastal, kui serblased ründasid sellega Briti rahuvalvajaid. Kõik me oleme kindlasti näinud, vaadates vanust, siis me tõenäoliselt oleme näinud filmi 4 tankisti ja koer, et kõik elasid sellele hästi kaasa ja see aitas kindlasti paljude teiste filmide seas selle tanki siis loo jutustamisele, legendiks saamisele. Muuseas see tank, mis oli seal filmis üks neist, neid oli seal mitu, need olid tanki sisemust ka siis pooleks ja lõhki lõigatud, kus siis kaamerad liikusid, et neist ühte olen Poolas ka näinud, ja neile tegelikult ka soovitanud, et seda võiks paremini eksponeerida, et see on suhteliselt raskesti ligipääsetavas küll muuseumis, aga siiski raske. Ja kõige viimasemast ajast siin alles mõned aastad tagasi tegid venelased ka filmi T-34, kus siis on ka kõik sellised kangelase eepose elemendid olemas. Aga Narvas, et see, mis juhtus ka 2022, et see siis protestivaim võib öelda ka Eesti Vabariigi vastu ühelt poolt ja teisalt siis see, et sõda äratas ka meil selle mälu, mis puudutas Nõukogude monumente uuesti. Neid hakati teisaldama, nii neid, mis olid niisama püsti, kui ka neid, mis olid siis sõjahaua tähiseks koos sõjahaudade ümbermatmisega, millega ka tegelesime meie. Narva tank, kuigi mõnel pool ka välismeediast me lugesime, et see on nagu hauatähis, seda loomulikult ei olnud, aga nagu ikka selliste asjade puhul, et seda infot on palju ja ta muudab oma kuju. Aga see liikumine siis jah, mis siis 2022 kevadel, suvel seal ümber oli, et see oli siis see, millele Eesti Vabariik pidi reageerima ja
hakati siis otsima ka kohta tegelikult, et mis selle tankiga edasi teha. Alguses oli tegelikult plaan viia see Hiiumaa militaarmuuseumisse. Seal see muuseumi juht oli ka väga aktiivne ja seda ise nõutas, aga ka mina kirjutasin tollal ühe memo, et mis selle tankiga teha ja mis oleks selle õige koht ja püüdsin seal tõestada ka seda, et kui me ta viime muuseumisse, siis mõne aja pärast ta tähendus muutub, ta lahustub ja siis museaalist, et monumendist saab museaal, kuna see kontekst on ka museaalne kontekst teiste ülejäänud sõjatehnika vahel. Nii arvas ka vabariigi president, et see tank saaks jälle osa ajaloost ega laseks meid olevikus tülli ajada ja saaksime lahendada teisi probleeme. Ja siin on siis üks näide, kuidas siis välismeedia käsitlusi, see on lihtsalt üks, nüüd oli nagu mitmeid, kus see kõik oli natukene segamini nagu pudru ja kapsad, kus võeti siis sõjaaudade ümbermatmine ja selle tankilugu ja aeti omavahel segamini. Kui augustis, mis oli hoolikalt tegelikult ettevalmistatud operatsioon, aga sellega tegelikult mina mõistagi ei tegelenud, et sellega tegelesid teised institutsioonid selle äratoomisega, Narvast mahavõtmisega, et see läks tegelikult kindlasti rahulikuma stsenaariumiga kui kõige halvem, milleks oldi ettevalmistatud. Küll on teada seda, et see, miks kasutati seal kaitseväetehnikat lõpuks oli see, et need vastava siis võimekusega Eesti ettevõtted, et nad olid siis sellel ajal olid kas kraanajuhid kõik haigeks jäänud või parajasti Soomes tööl ja muud sellised asjad oli kraana katki. Et seetõttu tegi selle operatsiooni siis kaitsevägi, kellel oli ka tehnika olemas. Tank jõudis siis samal päeval politsei eskordi saatel meile. Aga muuseas meil ka siis Viimsis toonane vallavolikogu esimees Hussar siis protestis selle tanki saabumise vastu, ütles, et see hakkab kujutama ohtu viimsilaste turvalisusele. Etteruttavalt öeldud, et ei juhtunud midagi. Nüüd tank jõudis meile, sellise politsei oli seal juures, pärast on näha, et see oli tegelikult rahvast vaatamas ja see kestis tunde, ma kohe ütlen miks, aga ma juhin tähelepanu selle ühele mitte päris tõsiselt öeldud asjale, aga nende kõigi tankide juures noorbaarid armastasid käia, seal armunud sidusid linte ümber tanki torude. Seda sõjamuuseumi juures oli enne selle Narva tanki saabumist ka üks T-34 tank välialal seismas. Siis seal me märkasime ka, et aeg-ajalt ikkagi käidi pildistamas, aga ka armunud Lasnamäelt käisid sinna lilli panemas ja panid oma šlehvi ja tahtsid ka midagi kirjutada sinna peale, mida me muidugi ei lubanud. Aga see daam vasakul nurgas on üks sõjamuuseumi töötaja ja siis juhtus see, et seda tanki oli mingi hetk väga raske paigaldada sinna sisse ja kutsusin appi inimese, keda ma tean, et on väga osav selliste tehniliste probleemide lahendamisel, endine meremuuseumi töötaja, noored inimesed kohtusid, nii et midagi selles tankis ikkagi raudselt on. Kõigis nendes tankides. Aga ja, et kogu see operatsioon käis sellise meedia tähelepanu all, keda hoiti siis politsei poolt natukene eemal. Tuli kogu aeg anda intervjuusid, kommenteerida, rääkida. Nüüd politseist veel rääkides, et siis see tank pandi meil sinna hoiule, me natukene, kui ta sai transpordi käigus viga, korrastasime teda ja pidime siis, mis oli ka välja kuulutatud ja Riigikantseleiga, kes kogu operatsiooni juhtis kokku lepitud, et sõnum, mis öeldaks, on see, et ärge muretsege, narvalased ja kõik teised, et selle tankiga ei juhtu midagi, et teda hakkate nägema varsti sõjamuuseumis. See pidi juhtuma reedel, siis neljapäeval sain ma kõne politseist, kus öeldi, et peadirektori kohusetäitja keelab teil selle tanki eksponeerimise. Küsisin, miks? See öeldi, et vaadake, et tegemist on nagu meie vaates, et meie juristid tegid tööd, et see on nagu politsei poolt hoiule võetud auto, on ju, et seda ei saa hakata raha eest kellelegi näitama.
Kuulge, et see on nagu välja kuulutatud, et ei saa teha sellist asja, et me ei näita seda. Politseinik ütles, et aga me tuleme kohale ja keelame teil seda näidata. Ma mõtlesin, et nii suurepärasest kampaaniast, turunduskampaaniast ei saa kuidagi loobuda. Aga järgmine kõne oli juba riigisekretärilt, kes ütles, et sul helistab politsei, ära neid kuula. Et juba tehtud. Siis läkski edasi selle tanki tõstmine, ei olnudki nii suur probleem. Siis selgus, et see tank, et on ju mitukümmend aastat seisnud seal postamendi otsas ja seal kui räägiti igasuguseid asju, et kas tal mootor on peal või ei ole mootorit peal, et mis ta ka üldse on, et ta on betooni täis valatud. Aga mis juhtus oli see, et kuna tanki üks roomik hästi liikunud ja meie see rasketehnika angaar on tegelikult vana juurviljaladu, mis ei ole kergesti ligipääsetav, siis oli hulk tegemist selle kohale paigutamisega. See läks ikkagi järgmisse päeva juba välja, et lõpuks oli see, pandigi need puust brussid alla ja seal selle traktori roolis oli, kuna seersandid ja veeblid ei hakkama, kargas kaitseväe kolonel ise rooli ja sikutas tanki paika. Ja siis, kui see tank lahti tehti, et see ei olnud betooni täis valatud, ka mootor oli peal, aga muidugi see seisukord oli üsna kehv. Aga see tanki luuk oli ju kinni keevitatud ja see oleks pidanud justkui olema täiesti ligipääsematu, siis ometigi leidsime sealt loetud arvu kunstlilli seest ja ka kondoome, nii kasutatud kui kasutamata kondoome. Aga siis me tegime muuseumi lahti reedel ja me olime arvestanud sellega, et sinna tuleb palju rahvast seda vaatama, sest see oli ju meie jaoks olnud väga hea turunduskampaania. Aga siin esimesel nädalavahetusel tuli üle 3000 inimese. Meie muuseum on tegelikult üpris väike muuseum, siis oli päris raske sellist rahvamassi vastu võtta. Sest ma mäletan, et ma olin kunagi olnud kadeda pilguga vaatanud meremuuseumit, kus saba lookles väljas. Ja siis ma läksin muuseumi juurde, nägin meil ka saba lookles väljas. Oli väga hea, aga ja oli tõesti hästi palju venekeelseid inimesi, tulnud kohale ka Narvast, rääkimata Lasnamäest, kes tahtsid siis seda tanki näha ega isegi katsuda. Ja oli ka tegelikult seda sellist rindkummis, et kus on meie tank, tahate raha eest seda meile näidata nüüd ja et mis taga juhtunud ja kõik asjad. Aga see ka töötas, et muuseum on ju muusade kodu, et inimesed rahunesid, vaatasid ka ülejäänud ekspositsiooni, sealhulgas ka teise maailmasõda teistsugust vaadet ehk millega nemad olid harrinud ja kõik läks tegelikult hästi. Ja veel kord, et meie saime erakordselt hea turunduskampaania, mis ei töötanud ainult sellel nädalavahetusel, vaid mingis mõttes töötab ka siiani. Et ma julgen öelda, et see on võib-olla, kui meil on mõnikord räägitud monumentide ümbermõtestamisest, et see on ehk üks väheseid monumente, mille me päriselt oleme nagu ümber mõtestanud ja maha laadinud sellest algsest ideoloogilisest kontekstist. Et me ju loomulikult ei eita ja selle tanki juures on ka kenasti sildid, et kus ta pärit on, mis ta lugu on, ka teiste Eesti tankide, muuseumtankide lood. Aga et see ei ole nagu laetud, et kui siin alguses ka prooviti tuua küünlaid, siis on selge, et muuseumis ei tohi vastavalt eeskirjadele tuld teha. Et seda sai kenasti öelda ei, knelke mõnikord toodi, aga seda me nagu ei hakanud sellest tüli tegema, et koristasime need pärast ära. Aga mis oli veel naljakas, et see tank, mis ei ole nüüd see Narva tank, vaid hoopis üks Poolas tehtud tank, mille me saime Poola armee muuseumilt, mis meil seisis maja juures, siis inimesed tulid vaatama Narva tanki ja üldiselt, kui muuseum oli kinni, tulid siis sellisel ajal, siis kõlbas ka see Narva tanki pähe, et hästi, et selles mõttes polnud vahet. Ilmselt on ka see tuttav, mis veel edasi sai, et Ivangorodi, mis on tegelikult Hermanni kindlusest ka näha, siis pandi selle Narva tanki asemel ajutiselt seniks, kuni siis Narva tank tagasi pannakse sinna nende vaates, siis veel üks T-34 85 vaatamiseks ja
oli kas selline aktsioon neil, et nad tegid veel nii Eestist kui ka mujalt siis virtuaalmuuseumi projekti, kus siis pandi need monumendid, mis on siis Eestis, Lätis või ka Leedus, Poolas teisaldatud, need siis virtuaalselt üles. Kui oli siin vahepeal juttu sellest, et Prahas ka need T-34 surusid maha ülestõusu, siis Prahas see tank, üks nendest tankidest, mis ülestõusu mahasurumises osales, see on ka praegu Tšehhis Praha lähedal eksponeeritud sõjamuuseumis, aga ta on siis juba 90 aastat alguses Tšehhi kunstniku poolt tehti ta ka noore kunstniku poolt niimoodi ja siis, kui möödus 20 aastat Nõukogude vägede lahkumisest Tšehhist, siis veeti seda praami peal mööda jõge Prahas. Sellega lõpetan selle Narva tanki loo, et veel kord, et tegemist ei ole millegi erilisega, aga küll aga sellise museaaliga, mille kaudu saab rääkida ka seda, mida muuseumid teevad ja mis eesmärkide nimel nad töötavad. Jaa. Ei Nael Kaitseliidu vanaautuklubi. Tähendab, ma saan niisama kõva aega. Siis salvestub maailma ka. Kuskil 90ndate lõpupoole kohalikud pakkusid mulle kaitseliitlased, kuule, kas sa tanki ei taha? Lohistada sealt postamendi pealt minema, et kaua ta kurat vedeleb seal. Ja me käisime siis vaatamas seal, aga kaup oli sedasi, et kas laupäeva öössel või pühapäeva öössel ja võimalikult vaikselt. Ja aga kui vahele jääd, siis ühtegi nime öelda ei tohi, on su oma asi. Ja siis ma käisin ja vaatasin ja uurisin, mul ei treila ka juba vaadatud, aga siis ikkagi mõtlesime, et ei riski. Siuke teema on selle tankiga seoses. Aitäh, seda ei teadnud, et paneme sinna meie tankifaili juurde. See on kellelgi veel... Tankide võistlus tuleb nüüd, kummal on parem tank? Jaa, Törsi juures on nüüd see tank, mis oli Valgas. Täpsustuseks, et see Mäksa tank, mis meie juures on, see oli Eesti Rahvuskorpuse tanki pataljon, mis ta oli Elvas. Ta oli selle käsutuses ja sealt, kui ta maha võeti, siis sõitis otsa. Aga tõesti tal on see, et ta võitles Reini ääres ka. Tere! Rõõm kuulda. Meremuuseumil tanki pole, aga hääl hakkab millegi pärast selle vibreerima. Aga ma tahtsin öelda, et kui lembit sai välja tiritud või siis pintsitud, siis tänu ikkagi ühele tankile. Ja selle me saime Johannes Törsi käest, aga see ei olnud nagu tank selles mõttes, ta oli tegelikult tanki niisugusel sašiil ehitatud, millega oli võimalik siis raudteevagunid või ronge niimoodi röövastele tagasi tirida, aga see igal juhul oli üks hirmus kaadervärk, tossas oli tal jõudu palju, aga igal juhul tänu sellele me saime lembitu päris kenasti niimoodi, saime veest välja ja pärast saime ka angaari sisse, nii et sealt on see meie väike kokkupuude tankiga, aga ükskord oli ka Törsi ühel juubelil tal seesama tank, mis tal seal hoovi peal on, see sõidab igal juhul, vähemalt siis ta sõitis. Sõidab ja see on nüüd see tank, mis oli ka üks monumenditank Valgast. Ja ta pakkus võimalust, et seal peal on ka võimalik siis niimoodi üks niisugune 50-meetrine niisugune sirge maa sõita sellega. Ja siis saigi sõidetud ja mul on siiamaani meeles, et tegelikult see stardikiirus sellel T-34 oli kohutavalt, see oli, ütleks niimoodi nagu väga paugupill. Nii et kui me seal torni taga võtsime sellest mingitest asjadest kinni, siis oli seal ikkagi tükk tegemist. Nii et ja kõige lõpuks oli tal veel see, et lasti ka suurtükist veel väike pauk niisuguse selle
aga see oli juba kohalikule Tõrsijussi koerale liig, sest see kadus pärast seda pauku koos kuudiga. Nii et jah. Läks puudi pihta. On kellelgi veel Ellarile? See ongi seesama, jah. Et nii kui tankidest jutt, nii lähevad mehed põlema. Et seesama Tõrsi tanki mainimine oli sedasi, et selle taastas ja selle liikumise taastas seesama mees, kes meil siin Bitwargeni tegi korda ja V10 tegi korda, Tõnis Pappel. Ja tema isiklik ihuliige ehk üks pöial jäi ka sinna selle tanki torni ja siis kere vahele, kui ta monteeris torni peale ühe käega temprit hoides ja teisega paika lükates, tekkis oma põhiline vahel. Et nii palju lisaks. Aitäh. Kuskil oli veel käsid üleval. Tundub, et rohkem ei ole, siis ma tänan Ellarit, aga ära mine. Kingitus ainult üle. Tee aplausi ka.